1. detsember, A-klassi karika poolfinaal, vastamisi korvpalliklubi Ita Jõhvi ja korvpalliklubi Pärnu. Algviisikud Ital number 4 Sander Karra, number 69, rüpepallil siis Georg Tambre, number 6 Urmet Roosimägi, number 5 äsja jalavigastusest taastunud Rasmus Luud. Ja Pärnu number 41 Sten Olmre, number 17 nagu viskel oli Karl-Martin Kask, number 14 Kaspar Rätsep, 3 punkti Georg Tamre ja Ita juhtimas 3-0. Pärnul veel siis väljakul number 91 Sten Varblane, Sten Olmre 3 mööda, Georg Tamre lauas ja hea sööt Sander Saarelt. Nüüd Georg Tamre 2 punkti juurde. 5-0 mängitud siis minut ja 4 sekundit. Number 91 Siim Varblane proovis 3-st, aga viskas mööda. Ja viga. Pärnul oleme jätnud mainimata veel number 16 Mihkel Kirvese. Rasmus Luud 3 punkti mööda, Georg Tamre lauas ja 2 punkti juurde. Itale mängitud minut ja 40 sekundit, 7-0. 7-0 juhtimas Ita võistkond, Ita Jõhvi spordikool, karika poolfinaal. Ja number 14 tegi jooksu, number 14 siis Kaspar Rätsep, Pärnu võistkonna kapten Sander Saare palliga. Georg Tambre ja vaatame, kas korv loeb. Korv luges, näitab kohtunik Igor Solomkin ja veel ka üks vaba vise. Ja vaba vise tabab. 10-0 2 minutiga. Ja nüüd siis tulevad esimesed punktid. Karl-Martin Kask 2 punkti, 20, mängitud 2,5 minutit. Ja Georg Tamre küll sisse ei saa, aga number 16 Mihkel Kirves. Ja vahetus Andres Andrei väljakule number 13 ja number 17 Karl-Martin Kask ära. Georg Tamre 2 vaba viset. Esimene sees 11-2. Ja teine samuti 12-2 2,5 minutiga. Eesti noorte A-klassi karikavõistluste poolfinaalis siin Jõhvi spordihallis 1. detsembril aastal 2012. Ei ilus pete, aga mööda ja Rasmus Luud lauas.
Urmet Roosimägi palliga. Sander Karro. Ja Sander Karro viskab mööda, kuid Urmet Roosimägi on lauas. Annab uuesti Sander Karrole, 3 punkti viske peale. Georg Tamrele ja mööda läheb see pall äsaks. 12-2, mängitud 3 minutit 20 sekundit. Esimest veerand aega. Normre sööt, aga ei läinud sihile ja teeb ta vea palli hankides. 41, Sten Olmre. See oli Pärnu võistkonna 4. võistkondlik viga, vähem kui 4 minutiga. Rasmus Luud. Ja Rasmus ilusti läbimurraga mööda, aga ise lauas. Ja aga vale sööt. Ise proovib heastada, aga ei, kuid vise mööda. Mihkel Kirves selle viske sooritas, aga ise ei tabanud. Ja Rasmus 3 punkti ja sees. Nii vabalt ei tohi jätta Rasmus 3 punkti joone taha. Ja Korv luges. Ja vea saab number 7. Sander Saare. Ja sees. Erik, näita ka vigu, eks? Erik, näita vigu ka. Ja sööt Sander Saar taga, Georg korvi alt mööda. Ja Sten Olmre. Ja nurgas siis number 14 Kaspar Rätsep võttis hulgalt ette, aga sai kätte küll vea. Jalgvaatajaid on paarkümmend tükki tulnud. Õiga. Käbin siis naudis avaviskeid, aga seda ei saavutanud. Üheksa mäega Pärnu siia Jõhvi on tulnud. Ja ilusti. Number 16 Mihkel Kirves. 2 punkti juurde Pärnu võistkonnale. 7-15. Otsitakse Georg Tamret sinna korvi alla, kuid Urmet Roosimägi ilusti ise. Ja 17-7, mängida 4-40 esimest veerand aega Eesti A-klassi karikavõistluste finaalis, poolfinaalis. Ja viga number 4 Sander Karro. Ja vahetus. Jonas Kuslap väljakule Sander Karro asemel. Ital oli see 3. võistkondlik viga. Ja ei, see pall tuleb korvirõngast välja. Ja seis ei muutu. Seis endiselt 7-17. Mängida 4-21. Ja ilusti Urmet. 2 punkti juurde 19-7. Ja nüüd läbimurre ja Kaspar Rätsep kapteni vääriliselt 2 punkti juurde 19-9. 3-50 mängida esimest veerandaega. Ja pall jääb Hitole, rünnaku aega 15 sekundit. Ja vahetus Hita võistkonnas väljakule. Number 18 Martin Mölder ja ka
Pärnul vahetus väljakule number 11 Martin Rätsep. See oli Korve Eloe. Ja number 23. Äsja väljakule tulnud Joonas Kuslap saab oma esimese vea. See oli võistkondlik 4. viga. Ital on mõlemal võistkonnal vead täis mängida 3,5 minutit. Korv luges. Mihkel Kirves selle 2 punkti sisse viskas. 69. Georg Tamre saab oma esimese vea. Üks vise ja visega sees. 12-19. 12-19. Ja Pita rünnakul. Pita siis eduseisus 19-12 mängida 3-15. Esimest veerandaega. Ja Joonas Kuslap täitsa mööda. Ja kohe ka Georg otsa vea. See on talle teine viga. Ja Karl Martin Kask väljakule Pärnu võistkonnas. Pikkust peaks tal olema 2.06, nagu näitab tehniline protokoll. Sten Olmre. Esimene sees ja vahe väheneb 13-19 ja ka teine sees. Ja tagasi Sander Karro väljakul, Rasmus Luud lahkub 3 minutit ja 8 sekundit. Esimest veerandajaga veel vahe vaid 5 punkti. Vahepeal oli enam kui 10 punkti. Martin mööda. Ja Sten Olmre saab vea. Ja kuna vead täis, siis 2 vaba viset. See on Steni teine viga. Tamre jätkab edukat vabavisete seeriat eile meisterliigas. Ja töö vastu 6-5, täna ka eksinud ei ole. Aga näete, sõnusin ära ja esimene vabaviset, mis ka mööda läks tänasel päeva jooksul. 20-14. Ja lauavõitluses jäi peale Pärnu. Käbin vahepeal rahul kohtuniku otsusega, aga nüüd väga lihtsalt 2 punkti ja Karl Martin Kask need punktid tõi. Vahe vaid 4 punkti, 2-13 lõpuni, esimese veeranda lõpuni 20-16. Georg Tamre 3 punkti vist üritus mööda ja käsi seljas Martinil. Martini viga oli, Möldri viga, 18. Ja vahetused siis olemas võistkonnas. Fredi Müür esmakordselt Pita Jõhvil väljakul. Ja Kask vabavisetel esimene sees. Vahe vaid 3 punkti. Ja algedu on kiire sulama. Teine mööda ja tänu
Sander Saarele. Sai teine Sander, Karro Sander. Palli üle tuua. Minut 50 lõpuni, 20-17. Hea sööt. Korvi tagant. Aga Pärnu saab nüüd mängu viigistada. Tabava 3 punkti viskega. Või vähendada vahet 1 punktile. Del Normre 3 punkti mööda ja Martin Mölder lauas. Ja üle kombineerivad natuke ikka mängijad. Võivad lihtsamalt selle rünnaku realiseerida ja võtab Sander Saare enda peale ja viskab 2 punkti juurde. Esimesed 2 punkti, kui mu mälu ei peta selles mängus. Viimane minut on alanud esimesel veerandajal ja 22-17 juhtimas Hito. 3 punkti visküritus mööda ja Martin Mölder taas lauas. Ja raskelt sai selle palli kätte, aga suutis ilusti Martin 2 punkti juurde tuua. 24-17, taas 7-punktiline vahe. 29 sekundit lõpuni, 15 sekundit veel rünnata ja nüüd viga. Väga lihtsalt teeb Fredi Müür oma vea. Ja Rasmust väljakule. Erik mitmes. Esimene. Vabaviise sees. Fredil oli see esimene viga. 25,9 sekundit. Esimese veeranda lõpuni. Del Normre. Mõlemad sisse. Ja vahe 5 punkti. Hiidu saab peaaegu lõpuni hoida. Palli teatavasti rünnaku aeg 24 sekundit. Selle ajaga peab midagi tegema. Või läheb pall vastasele. 12 sekundit veel rünnata, 10, 9, 7 ja Rasmus ja ei tulnudki korralikku viset. 1,5 sekundit jääb. Ja ei tulnud midagi, 24-19 selle tulemusega on lõppenud esimene veerandaeg. Ja teeme väikese vaheaja. Korvpalliklubi Hito, Jõhvi spordikooli võistkond ja korvpalliklubi Pärnu võistkond. Eesti A-klassi karikavõistluste poolfinaal 1. detsembril Jõhvi spordihallis. Seis pärast esimest veerandaega 24-19 Hito juhtimas ja Rasmus Luud viskab mööda ja lauapall Del Normrele Pärnu võistkonnas. Pärnu siis võitis Rakveret poolfinaalis. Vaatame, kuidas tal läheb järjest teise Virumaa võistkonnaga. Hito näol siis tegu koditseva A-klassi meistriga. Ja ei saa korralikult palli käsitleda. Ei, Hito ega ei saa kätte seda ka Pärnu. Sander Saare läbi näppude. Sander Korrale ja Sander ise 2 punkti juurde. Sander siis, Karro Sander, ainuke mitte Ida-Virumaa juurtega mängija Hito võistkonnas. Eriti näevad vanuseklasside peale kokku. Lääne-Virumaa poiss tahtis mängida sel aastal Hito eest ja kuna Lääne-Virumaal ei olnud vastava tasemega meeskonda, siis mängib ta Hitos ja teeb seda päris hästi. Esimene viga vahepeal fikseeriti
oli vist Rasmus Luuale ja korvi alt 2 punkti. Siim Varblane Pärnule juurde 26-21. 3 punkti Sander Saarelt, Georg Tamre lauas ja viskab sisse. 28-21, 1,5 minutit mängitud teist veerandaega. Ehk poole ja lõpuni praegu 8,5 minutit. Ja Pärnule jääb pall. Ja nüüd. Number 16, kelleks on Mihkel Kirves. Saab oma teise vea. Tamre. Ja number Elisander Karu mööda. Nüüd edaselt lavavõitluses saab Sander Saare vea ja see on talle kolmas määruste rikkumine ja seda 12 mänguminuti jooksul. Jooks fikseeris kohtunik. Vahetus. Ja Urmat Roosimägi tuleb väljakule Rasmus Luua asemel Pito Jõhvi võistkonnas. Ja tundub, et number 14 saab vea. See on talle esimeseks veaks. Kaspar Rätsep siis varem vigu teinud ei ole. Urmat Roosimägi söödus. Kas Karra Sander 2 punkti. Pitole 30-21. Mängida 7 minutit ja 10 sekundit. Teist veerandaega. Ja hästi mängib kaitses. Täis. Ei suutnud midagi teha Pärnu võistkond selle 24 sekundiga, mis neile anti. Ja kui midagi ei oska teha, siis võetakse pall sult ära. Sellised need korvpallireeglid on. Sander Karra keskpositsiooni vise ja ei lähe pall sisse ja lauas on Pärnu võistkond. Välja sööd 3 punkti viskajoone taga mööda ja Sander Karra lauas. Ja fikseerib kohtunik vea. Number 17. Selleks on siis Karl-Martin Kask. Ja saab oma teise vea. Urmat Roosimägi, Sander Karra ja Fredi Müür keskpositsiooni ise mööda ja lauas on Pärnu. 30-21. Jooks maandus 2 jalale. Ja kaamera nurgast on näha, et paramas Priit Tiisler väljakule. Tema isa Peeteriga sai omal ajal kergejõustiku trennis koos käidud.
14. Kaspar Rätsep, see peaks olema tal teine viga. Jah, seda kinnitab ka lauakohtunik Erik Šiškov. Üks paremaid, kes Ida-Virumaal saada on. Jõhvi rünnak luhtus ja Pärnu omakorda. Pikalt ei ole kumbki võistkond punkti saanud ja nüüd Sten Olmre selle punkti puhua lõpetab. Ja 30-23, 5-18 esimese poole lõpuni. Ita siis väljakul number 4 palliga. Ja Sander Karro, kes tegi ka vea, teda siis ründes. Kohtunik näitas, et tõmbas käega eest ära vastase kaitsemängija. See vise läks mööda. Roosimägi, Skarro, Luud, Tambre, Luud ja Luud keskpositsiooni vise mööda ja lauast Sten Olmre. 4,5 minutit mängida. Viskab mööda. Teist korda ei saanud järjest sisse. Sten Olmre ja Tambre ei. Priit Kiisler. Sellised viskad tuleb sisse visata. Iga numbrile 17. Teeks on korn Martin Kask. See oma kolmanda vea. Aga ise ja kukub sisse. Raskustega küll, aga sees. Teine juba kindlalt sees. Reit on siis praegu väljakul olevatest mängijatest ainus, kes on nii-öelda Jõhvi poiss. Teised on meil erinevatest omavalitsustest. Georg Kohtla-Järvelt, Rasmus Lokast, Kurmet Atsalamast, siis Mäetaguse vallast ja Martin Avinurmest. Selline kirju seltskond. Ikal praegu väljakul on. Tiital teatavasti 22 Ida-Virumaa omavalitsusest 17 on mängijaid erinevates vanuseklassides ja võistlusklassides. Eelmisel nädalal enamus selle võistkonna poistest mängisid Lätis U20 Euroopa noorte korvpalli sarja ja võitsid seal kõik 5 vastast. Mänguvideod on üleval. Ja väga ilusti siis Martin Mölder, Avinurme poiss siis viskab 2 punkti juurde. 34-23, 11 punkti vahet. Taas Sten Olmre viskab mööda, aga pall jääb Hitole. Kui Lätis siis rääkida, siis mängud olid päris huvitavad. Sai isegi 3 mängu 5 vaadatud ja mängisid Hita poisid eriti mängu lõpud hästi. Martin Mölder võitab palli Hitole ja läheb ise üle. Hoid eksib ja nüüd Sten Olmre teeb sellist balliti liigutust. Sai siis Sten Olmre hoiatuse järgmine kord suu pruukimise eest. Järgab tehniline viga ja nüüd on ka pooleks. Jäi pall Pärnule, aga õnn on ka oluline komponent kõikides sportmängudes. Kuna Pärnul vead täis, siis järgnevad vabavisked.
Siim Varblane sai vea. See on talle teine viga. Ormet Roosivägi vaba visetal. Esimene tabas. Kolmkümmend 5-25, 2-24. Ja teine ka sees, 36-25, Heika 2-24, poole ja lõpuni. Kolm punkti mööda. Ja Hito taas rünnakule tulemas. Rasmus Luud võtab ilusti ette ja näha on, et Noormees on käevigastusest taastunud. See oli tal jalgkipsis, midagi tal kipsis oli igatahes. Ja ei lähe nüüd 3 punkti viske üritused, aga lauas on Pärnu. Ja nüüd hop. Ja Priit Tiisler lõpetab selle kiirrünnaku korviga 40-25. 15 punktiliseks on vahe läinud 1,5 minutit enne esimese poole lõppu. Teen ilusti aga mööda ja ise ka hüppab pallist mööda. Nii et 2 möödat järjest. Luud, Roosimägi ja Roosimägi võttis ette nii nagu Luud enne ja viskab 2 punkti juurde Hitole. 42-25 algas poole ja viimane minut. Mängu algus ja esimese poole ja lõpp on läinud ilusti Hitol. Ja nüüd 3 punkti viskeritus ja 3 punkti tabas ja viskas selle Norman Käbin sisse 35 sekundit enne esimese poole aja lõppu. 42-28. Roosimägi ja viskas sisse. Üle käe 20 sekundit on jäänud täpselt esimese poole aja lõpuni. Olmre kohe peale, kohe mööda ja 10 sekundit jäänud. See on nüüd vale rünnaku lahendus. Oleks peanud lõpuni ikkagi hoidma, nüüd on Hitol võimalik. Tamre ja Tamre 3 punkti sees ja nüüd ka Sireen 47-28. Et selline -5 punkti rünnak sisuliselt 10 sekundiga. Ja ootame siis ära, mida toob teine poolaeg. 28 ja 27 sekundit on puhatud juba. Nii siis vaheaeg. Nii. Eesti korvpallikarikavõistlused poolfinaal A vanuseklassi ehk siis poisid, kes on õigemini noormehed, kes on sündinud 1993. aastal ja hiljem. Ja mängivad siis seda A-klassi. Kui 94 hiljem siis sündinud noormehed. Esimese poole statistikast nii palju, et 47-28 see lõppes. Ja Hito oli siis alates Sander Karro 4 punkti, Ormet Roosimägi number 6 10 punkti, Sander siis number 4. Sander Saare 2 punkti ja 3 viga. Rasmus Luud 5 punkti, Priit Tiisler 4 punkti, Martin Mölder 4 punkti ja nüüd vale sööt. Ja Georg Tamregi siis alustas 12 punkti järjest viskas Hito kasuks lõpuks esimese poolaja
Ja mis kaitse see nüüd on? Number 14. Kaspar Rätsep, kes esimesel poolel viskas ainult 2 punkti, viskas kohe nüüd juurde veel 2 punkti. Pärnul siis number 14 Kaspar Rätsep 2 punkti esimesel poolajal. Sten Olmre number 41 9 punkti. Karl-Martin Kask number 17 5 punkti. Siim Varblane number 91 2 punkti. Norman Käbin 3 punkti. Ja Mihkel Kirves 7 punkti. Mihkel siis number 16 49 30. Ja 3 punkti viskaja üritas väga ilusti puhtalt Mihkel Kirves ja nüüd tal 10 punkti koos. 16. Ja Sander ei saanud juurde punkte. Ja natuke kiirustades, aga ei, võitles palli endale. Ja nüüd ei tulnud lugu lõpuni läbi. Ja ei viska kohe. Sealt alla Georg Tambrele. Ja uuesti sama koosseis jääb nüüd mööda. Ei tohi eksida meistriliiga mehed sellises olukorras. Need punktid tuleb kindlalt ära visata, natuke loakaks muutunud. Ja selline jookseviska mäng, 2,5 minutit teist. Ja selja taha sööt. Oli vastane vahel ja pall jääb õnneks Itole. Nüüd on poolfinaal, A-klassi harikavõistlused ja nüüd läksid jalad risti omavahel liitamängijatel. Jüür ja Karra ei suutnud ära jagada, kelle jalad on kus ja lõpptulemusena teine viga siis Nüürile. Sander Saare. Ja viga. Seega kaela haiget. Vahetus Pitavõistkonna ja 4. viga siis Karl-Martin Kask. Kolmemagi ise taas mööda. Tuleb Sten Olmre kiirelt üle ja vist realiseerib ise selle. Nüüd on Sander Saare. Rausimägi 3 punkti mööda. Ja see pall jääb Kaspar Rätsepale. Kapten siis küsib treeneri käest nõu, mida teha rünnakul. Treener ütles talle ja selline vale sööt ei olnud vist küll plaanis. Sten Olmre saab oma 3. vea. Tambre. Ja sees. 2 punkti. Pitale juurde. 51-35. Tundub küll
tundub mängu nagu otsustatud, aga ega siin nendes noorte korvpallimängudes kunagi ei tea. Ja ilusti pool kiire ja Martin Mölder lõpetab selle 2 punkti viskaga. Number 18. Martin Mölder. Ja nüüd ilusti ja sees 2 punkti. Karl-Martin Kask realiseeris selle rünnaku 2 punktiga 53, 37, 4, 40. Karro mööda ja lavas Pärnu. 4,5 minutit kolmanda veerandaja lõpuni. Ja ilusti mängis Urmeti üle. Number 16, Mihkel Kirves. Ja nüüd Urmet proovib tagasi teha. Aga pall on juba Sander Parraväes ja nüüd on Sander Saare palliga. Tunnes ju vahepeal ennast nagu Ela Rosina, et mäng läheb nii kiireks, et ei jõua järgi kuidagi. Nii nagu legendid räägivad, et 100 meetri jooksu ei saa panna mõnda meest kommenteerima, sest nüüd on juba autasustamine enne läbi, kui on tutvustatud. Mängu esimene time out, kui mul mälu ei peta. Seda siis Pärnu esituses ja seisul 39-53. Seda siis Pärnu poolt vaadatuna 3.41 enne kolmanda veerandaja lõppu Eesti karikavõistlustel. Kahjuks küll helioperaatorit ei ole, et me ei saa viia mikrofoni sinna. Raid käbini juurde, aga ta suurt ei räägigi midagi. Rohkem joonistab selline Ono Raivo, olgu mult talle kerge stiilis. Treener rohkem. Pärnu esindusvõistkond mängis siis eile edukalt Balti liigat. Kolmas võistlus tules olnud meeskonnast saavutab eelmisena võit. Seda koduväljakul ja Pärnu on tublit mängu näidanud erinevates vanuseklassides sel hooajal. Ja A-klassi karika mängus on nad Hito vastu kaotusseisus 39-53, seda 3.41 enne kolmanda veerandaja lõppu. 4 sekundit rünnaku lõpuni ja ei kukku see pall korvi, vaid Georg Tamre võtab selle palli endale. Ja nüüd juba Urmet teeb sellise hästi rumala viske, aga võitlevad palli, Hito lased endale. Ja 9 sekundit rünnaku lõpuni, 3 punkti mööda ja lauas ei ole kedagi. Hito mängijatest küll oli seal lauas number 13 Andres Andrei. Ja Sten Olmer proovib 3 punkti ja proovimiseks see jääbki. Tehniline viga just ei tohi. Mööda. Ja teine sees 54-39, 3-0-4 kolmanda veerandaja lõpuni. Just sama situatsioon, mis praegu oli küljejoone taga, vahepeal küll kõrgele mööda, et ei pea kaitsemängija kui tulema seda meetrit andma võib-olla kuni äärejooneni, vaid palliga mängija, kes viskab auti välja,
saab ise liikuda meetri jagu kaugemale. 6 sekundit rünnaku lõpuni ja nüüd Martin teeb vea ja vastane viskab sisse. Martinil peaks olema see teine viga. Andrei vaba ise mööda ja Hito lauas. Martin Mölder. Rasmus Luud keskpositsiooni ise mööda ja lauas Pärnu 54-41. Hito eduseis 20. Mööda taas korvi alt, kui palju võib eksida Sten, aga täpselt nii palju enamus korvi, kui palju viskale läheb ja nüüd hea sööd korvi alla ja Sander Karro seekord oli selle sööda autor ja Georg Tamre 2 punkti toob juurde ja nüüd viga. Ei, ots out. Time out Pärnule. Pärnu avastas. Ta on olemas time outid ja 1.38 kolmanda veerandaja lõpuni. Seis on 41-56. Vaatame vahepeal, mida siis Eesti parimaks noortetreeneriks aastal 2012 tunnistatud Priit Sternhoff, kes 2 aastat järjest kaua Eesti parimaks noormeeste treeneriks on Eesti Korvpalliliidu küsitlusel valitud. Räägib päris asjalikult. Siis korvpallikorüfeed Margo Tali ja Luud Meelis. Siin on siis tulevikulootused nii naiste korvpallis, kellel on homme ees Sillamäel mängud. Teisel pool tribüünil siis ka väga asjatundlik publik, nagu meil alati siin Jõhvis spordialis on. Ülar Neiland siis oli viimasena pildis. Ja kohtumine jätkub. 56-41, 1.38 lõpuni ja nüüd kaotab palli. Ja Rasmus Luud eksib. 3 punkti viske, 3 punkti tabas ja vaid 12 punkti, 56-44, et sellel seisul 2 viimane veerandaja, eks siis mängu oleks küll minut ja 6 sekundit veel kolmanda veerandaja lõpuni. Homme Hito Jõhvil veel ees A-klassi mäng. Ja nüüd jäi käsi natuke alla. Rauno Lagel, kes esimesel poolel väljakul ei saanud, aga nüüd siis teeb vea. See sees. Tamre on saanud oma vabaviske kindluse kätte, mis tal siis vahepeal oli käest läinud. Homme siis nii-öelda siis 50 sekundit lõpuni ja 48-44. Homme Hitole ees tee Parkseppa, kus A-klassi meistrivõistluste mängus ootakse kohaliku võistkonnaga, kellele avavoorus kaotati kodus. Joonas Kuslap tegi vea. See peaks olema taas teine, nii ka on. sekundit enne rünnaku lõppu, viisis käib peale ja
nüüd saab 20 sekundit on mängu kolmanda veerandaja lõpuni. 58-44 seisul saab Hito hakata ründama. Eelmise veerandaja lõpus viimasel sekundil tabati kolmene. Targ on ka praegu väljakul. Ja ei, Martin ei saa seda palli kätte ja 58-44 lõpeb kolmas veerandaeg 14 punkti. Raskeks läheb Pärnul sellise mänguga seda mängu päästa ja Hitol sellise mänguga seda mängu käest anda. Aga nüüd vaheaeg 2 minutit. Ja oleme tagasi siin Jõhvi spordihallis Eesti A vanuseklassi korvpallikarikavõistluste poolfinaalis, kus vastamisi on korvpalliklubi Hito, Jõhvi spordikool ja korvpalliklubi Pärnu. Kolmas veerandaeg on lõppenud vahepeal ja 58-44 sellelt seisul algas viimane veerandaeg, kuid Martin Mölder teeb kohe seisu 61-44 peale. Punkti vastu, kuid mööda ja tal väljakul siis number 7 palliga Sander Saare, Joonas Kuslap number 23, number 18 nüüd palliga Martin Mölder, number 4 Sander Varro ja number 69 ja taas 3 punkti teine järjes ja Martin Mölder viskas selle 3 punkti 69 siis Georg Tamre, selline viisik on Hitol väljakul. Ja see läheb, ei saab kätte. Kaspar rätseb selle palli ja nüüd 7 sekundit veel rünnakuaja lõpuni ja ei lähe palli vastu. Ja nüüd natuke rumal lahendus. Normes veel ise vaatas, et suht vähe on jäänud rünnakuaja lõpuni, aga läks veel siis petma, aga petis ära iseenda. 1,5 minutit mängitud õigemini siis. 4. veerandaega ja Martin proovib 3. korda ja seekord mööda, aga laud Pärnule. 3-2 siis Martin Möldri viimased sooritused 3 punkti viskejoone tagant ja nüüd taas mööda. Ja juba väike frustratsioon seal. Joonas Kuslap lahendab selle kiirrünnaku. 66-44, 22 punkti. Nii suur ei olegi see vahe olnud. See mäng on sisuliselt otsustatud, peaks veel ime olema. Ei, selliste visetega mängu ei päästa. 66-44, 7,5 minutit. Kohtumise lõpuni võib julgelt öelda ja Hito on siis teel finaali. Finaali Sander Sandrile selline kahtlane sööt ja nüüd jalg vahel Stenil, aga jalaga mäng tähendab seda, et peaks olema uus 14 Hitol. Ja nüüd on vanasti anti kätt juurde 24 sekundit tagasi, aga nüüd on siis, et mäng läheks dünaamilisemaks on ja Kõrs siis vahepeal saanud platsile number 21 Noora vend siis mängib ka väga hästi Hito võistkonnas ja ei lähe need viskad enam Hitol. Kuuskümmend 6-44 noorte karikafinaalid siis sel aastal Tartus Jõhvis, aga järgmisel nädalavahetusel ehk siis 8. ja nüüd poolkiire ja õigemini võib läheb see kiirrünnaku arvesse kapten Kaspar rätseb selle 2 punkti sisse viskas ja nüüd ongi time out Hitole ja sobib minut, et rääkida, mis siin Jõhvis spordihallis järgmisel nädalal toimub, aga räägime enne seda, et homme
on siin Jõhvi spordihallis homme pühapäeval 2. detsembril 2 mängu, neist kell 13.30 esimesena algamas esiliiga mäng, teise liiga Eesti meistrivõistluste mäng, kus Hito 2 on vastamisi Kuressaare võistkonnaga pärast seda A-klassi esiliiga. Kuid nädal hiljem, siis järgmisel nädalavahetusel 8. ja 9. detsembril siin Jõhvis on hoopis teine ala ja hoopis teised mängud. Ja selleks mänguks siis võrkpalli Eesti karikavõistluste finaalturniiri saime Jõhvi spordihalli. Laupäeval 2 kohtumist, mis on siis meeste poolfinaalid ja pühapäeval alguses naiste finaal kell 13 ja pärast meeste finaal kell 16. Vaba vise, 1 vise, 6.31. Mängu lõpuni vaba vise Kaspar Rätsepal ja see on sees. Vahe taas alla 20 punkti, 66-47 Hito poolt vaadatuna. Ja 2 punkti. Juurde siis Hitole 68-47 21 sai vea, see on siis Heigo Ers, talle see esimeseks veaks. Ja väljakule Fredi Müür, puhkus siis nüüd natuke põhimeestele. Ja nüüd Sander Karro saab oma vea. 3. viga Sander Karrona. Ja mööda. Täna on mõlemad võistkonnad hästi tabanud vaba viskeid. See on üks vähestest visetest, mis on mööda läinud. Ja nüüd mõlemad viskad mööda, aga lauas mööda. Ei saa sisse. Ja oli ise enda peale pahane siis Karl Martin Kass, kes mängimas siis 4 veaga. Ja oleks pidanud selle palli korvi saatma. 3. viga siis Hito mängijale ja vaatame nüüd, kuidas vaba viskad lähevad. Ei lähe. 68, 47, 5, 56 veel seda mängu jäänud. Teine sees. Ja Hito rünnakule 68, 48, 5, 55. Kohtumise lõpuni Hito teel. A-vanuse klassi karika finaali ja Fredi mööda. Oi, mida viga. Fredi kui ikka vea teeb, siis teeb ikka põhjalikult. See viga oli talle 4. Ja Maigavad siis, kes näeb, et Margo Tali ja Elis Luuts. Aga annate. Pärnu noormest ei heidutanud selline viga ja... Aga ei, siiski teise viskas mööda. Ja nüüd sisse siis Karl Martin Kass. 68-51. Pärnul siis 4,5 minutiga 4. veerandal ei ole tehtud ühtegi viga kaitses. Ja ka rünnakul. Nii. Sander ei lähe see pall sisse. Ja jääb pall Hitole. Ei, vabandust, siin juba mängu lõpus väikesed segadused ja kommentaatori kondis ning pall Pärnule. Pärnu siis rünnakul ja nüüd viga. Kuna Hitol on vead täis, siis järgnevad vaba viskad. Heigo Ers tegi oma teise vea. Ei, 3. vea siis. Mihkel Kirves tabab. Ja ka teine sisse ning
vahetus Pärnu võistkonnas. Väljakule Käbin, Norman Käbin, number 4 ja number 13 Andres Andrei. Ja vahetus. Põikas Rasmus Luud ja selle vahetused saab. Ta platsilt ära eile Tiit Sokult kiita saanud Sander Saare. Ja siis eelmise hooaja Eesti A vanusedesse parim mängija. Tegi müür ja ei suuda ta seda palli talitseda. Iseennast samuti mitte, sest saab vea. See on talle vist 5 nii palju kui on täpselt 5 viga talle see. Ja väljakule tulemas siis Priit Isler. 2 vabaviset, nii et see mängu lõpp hakkab nüüd natuke venima. Tal vead täis ja 4:44 kohtumise lõpuni, kui Andres Andrei tabab esimese vabaviske seisus 68-54 ja teine samuti sisse. Vahe 13 punktile kahanenud. See sama vahe, mis oli vahepeal 22 punkti. Ja Tamre siis tulemas kohe väljakule esimesel võimalusel, kui mäng seisma saab jätta. 6 sekundit rünnakuaja lõpuni ja Jonas Kuslap 3 punkti ise. Eelmise aasta A-klassi finaalis tema 3. Küll natukene rohkem paremalt äärelt tõi hita ilusti mängu. Siis oli vastaseks Tartu. Ja nüüd kas ja viga, aga õige viga, et ei lasknud seda palli korvi visata. Ja Ers sai oma 4. vea lühikese ajaga. Ja Georg Tamre tuleb väljakule Jonas Kuslapi asemele. Ja vaatame, kas väheneb 11 punktile. Selleks peab mõlemad vabavisked sisse viskama ja ei kuku see pall sisse. Seega võimalik on vahet vähendada 12 punktile. Kas see õnnestub? Mihkel Kirves ja õnnestus. Vahetus Ormet Roosimägi väljakule. Heigo Ers siis 4 veaga tuleb ära. Kõige oma 4 veaga. Ja Rasmus luutab palli üle. Norman Käbin seda hakkimas. Norman Käbin siis, Käbin on selline ja Tamre, kes väljakule õiguti tuli. Ei ole ikka veel 6 minuti ja 20 sekundiga ühtegi viga teinud 4. veerandajal. Pärnu mängijad ja sööd seljad taha ja ilusti kehavalitsus. Korn Martin tegi 2 punkti juurde. 12 punkti vahe. 70-58, 3-23 mängida. Rasmus Luud 3 punkti ja sees. Esimesel Rasmus Luud number 8. 3 punkti. 73-58. Siin vahepeal siis kuulete, et ma dubleerin oma juttu, siis nüüd korv. Dublaaž on siis mõeldud Eerikule, kes alati ei näe kõike. Tal juba 3. mäng tänasel päeval. Õigemini 4. mäng juba lauakohtunikuna. Ja vaatame siis, kus see vabavise läheb, siis see ei lähe. 73-60. Rasmus Luud oleks võinud ise minna, aga Priit tuleb ja Priit hea sööb korvi alla Rasmusele tagasi. Ja nüüd viga. See oli esimene viga viimasel veerandajal. Mängida jääb siis 2:41. Pärnu teeb vea ehk siis 7 minutit ja 19 sekundit ilma vea tegemata. Viimasel veerandajal mängis Pärnu. Rasmus Luud paneb palli mängu, Sander Karro. 3. viga oli see mängijale Priit Isler, Ormet Roosimägi ja Ormet Roosimägi teeb raske viskaga, see ise tabab. Ja vahe 75-60. Taas on see vahe läinud suuremaks.
2:24 lõpuni, 15 punkti. Martin, pane üks viga ka Pärnule. Ja see vise ei lähe sisse ja nüüd kukkumise pealt, see oli viga. Number 12 oli Priit Tiisler. Kes vea tegi? Avavise sees. Martin Raudsepp. Raudselt esimene sees ja teine mööda ja selline karvvõitlus seal, lauavõitlus. See nüüd karm on, aga 75-61. Sander Karro ja nagu Priit Stepa ütles, mängija mängiski selle palli korvi 77-61 minut 50. Siin nurgast näen, et Arman Käbin saab taas õiguse. Nüüd jalaga mäng. Vahetus mõlemas võistkonnas. Martin Mölder ka Hitol väljakule. Neliteist sekundit rünnaku ja lõpuni ja minut 40. Neljanda veerandaja lõpuni Pärnu palliga 3 punkti ja mööda. Ja nagu kunagi ütles Janne Rits, sellised pallid tuleb ära võtta, kui tehakse statistikat, sest siis saab statistikasse lauapalli, et ei ole mõtet lasta palli auti. Enne mängija tarkus on olemast Priitis kui vahepeal mööda. Kohe kolmene peale ja mööda. Georg Tamre lauas Martin Mölderile, aga Martin Mölder ei ole nii pikk, kui arvestada Georg Tamre. Ilusti selja sööt ja ei, see pall oleks võid sisse minna. Oleks päris ilus olnud. Priit Tiisler nüüd pettis ära ja ilus kiirrünnaku lahendus 79-61-54 sekundit selle kohtumise lõpuni. A-klassi karika poolfinaal. Ta on minemas finaali homme järgmine poolfinaal ja kes poolfinaali vastaseks saab, seda saame teada juba homme. Oi, viga, selline põms viga. See oli esimene viga alles Urmetile, nii et teine poolfinaal pühapäeval. Ka finaal 22. detsembril Tartus. Siis on see finaalide päev, üldse karikafinaalide päev. Eelmine aasta A-klassis karikafinaali ei pääsenud. See aasta nüüd pääseb ja vaatame. Pall jääb Hitole 79-63. 27 sekundit mängu lõpuni, 13 sekundit rünnaku lõpuni ja ei lähe see ise. Lähe isegi vastu korvirõngast, aga vastu lauda. Ja nüüd kiiresse, aga ei. Norman. Ja pall ei lähe sisse kuidagi, aga nüüd teine katse. Ja nüüd läks. Nüüd läks ja viskajaks oli siis Martin Raudsepp. 9 sekundit lõpuni. 79-65. Martin ei viska sisse ja ei saa ka Rasmus. Ta palli sisse, aga polegi vaja. 79-65. Pärnu on kaotanud, ta on võitnud ja jõudnud finaali. Sõbralik käepigistus kohtunike poolt ja ka treenerite poolt. Täname kõiki vaatajaid ja kohtumiseni juba uutes ülekannetes. Tamre ja käbin siis omavahel ka sõbralikult. Aitäh kõigile vaatajatele ja kohtumiseni uutes mängudes.